Kahjuks, ühesõnaga jah, ja siis peagi sai ka neiu ise aru, et ei suuda politseile loogiliselt põhjendada lapse kadumist ja tunnistas siis tapmise ülesse. Ja peaaegu 11 tundi pärast avalduse laekumist veel vastu neljapäeva kell 2:45 näitas siis Mirjam sündmuskoha Laitse mõisahoone lähedal, kus ta siis oli oma lapse elektrijuhtmega kägistanud. Ja politsei siis kappas sinna kinnistule kohale, hakkasid otsima, surnukeha ei leitud, tema oma vähemalt mitte. Vaid selle asemel avastasid nad ühest ruumist vastsündinud tüdruku surnukeha. Ma ütlen sulle, et meil on täna teema. Panid salvestama või? Panin salmestama. Tere, armsad külmaoristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja meie salvestame saadet. Mis teie teete? Täna on vabandame ette. Vabandame ette, jah. Ja miks me vabandame, eks te saate aru? Ja me ei ole üldse vormis. Ja pigem võib julgelt öelda, et vormist väljas. Täiesti vormist väljas. Mul hakkas peaga just valutama, nii et. Fantastiline, sa oled võtnud minu hariliku salvestusteemoni endale, et selleks korraks. Kusjuures Kikilooma saates me rääkisime pikalt sellest, miks me vormist väljas oleme või kuhu me oleme pannud oma energiat ja see on kirjutamine. Ja mul tuli praegu meelde, et ma eile nii süvenenult kirjutasin ja kusjuures ma kirjutasin veel sellest ka, kuidas ma ei ole siin mitte midagi kogenud. Ja et ma olen ka praegu üksi kodus ja no ma kirjutasin selle lause, et ma olen praegu üksi kodus ja miski pole mu tähelepanu tähtnud, miski nähtamatu pole. Ja siis mulle meenus, et tegelikult ma kuulsin midagi, aga kuna ma olen nii harjunud sellega, et kassid on nüüd ka siin, aga see ei olnud selgelt nagu kindlasti ei olnud see kassid, see oli nagu mingi nagu põrin, aga ühesõnaga ma ei pööranud sellele üldse tähelepanu, nii et võib-olla ma ei tea, võib-olla see, et ma olen nii tuimaks tehtud meie tondiahtide poolt, siis ma ei tea. Tead, see on üks asi, mida ma ise ka nüüd siin viimastel päevadel kogesin. Ma ei tea, sina tead kindlasti rohkem see vana, mis oli allveelaeva tehas või asi seal on, jah? Noblessneris enne selle koha peal, kuhu et mis seal nagu täpselt ajalooliselt toimus või ei toimunud, aga ma olen täiesti veendunud, et ma kuulsin vähemalt 2 korda esimesel õhtul, et keegi sosistas midagi. Ja seal lobasaates ma pikalt rääkisin sellest ka, kuidas seal seinad kostavad läbi, aga see ei olnud nagu selline sosin, vaata, sa nagu saad aru, kas see tuleb kuskilt kaugelt või see tuleb kuskilt lähedalt. Ja ma ei saanud aru, mis asi see oli, mida sosistati, siis see ajas mind kettasse, aga kordagi ei olnud nagu seda reaktsiooni, et oh my god, mis nüüd saab, on ju. Chrissy, wake up, I don't like this. Et jah, ühesõnaga põnev on olnud ja energia on välja tõmmatud. Ja, aga kõik õilsate eesmärkide nimel. Mina naudin praegu seda osa, kus mind ikkagi igapäevaselt ära täägitakse, sest et keegi on kuskil jälle mu raamatu ostnud ja seda osa, kui keegi kuskil kirjutab ilma mind täägimata, et kas keegi on juba Eesti vanasid roimast lugenud, kuidas on ja siis ma lähen sinna ja alla panen need silmade emoji ja kirjutan, et kui te teada saate, kuidas on, siis andke mulle ka teada. Ja et ma tegelen raamatu promoga väga aktiivselt nagu näha. See on väga lahe kõik. Mina ei saa midagi sellest teha. Aga see ei ole selle saate jutt. See ei ole selle saate jutt. See ei ole selle saate jutt. Meil on muud jutud selles saates. Soome jutud, nagu ma aru saan. Meil on Soome jutud, aga mina teen täna midagi täiesti teistsugust.
Ma kohe mis sa teed vaatan. siis? Kohe lähmegi siis kohe saate juurde. Kas see on see, mida sa tiisisid eelmine kord või? Ma isegi ei mäleta, mida ma eelmine kord tiisisin. Aga see võis ka olla, et sa üle-eelmine kord tiisisid eelmise korra asja. Midagi ma tiisisin jah kuskil Jaa. praegu, aga ma tahan rääkida ühest väga värskest skandaalist, mis ma räägin sellest ainult sellepärast, et meie olime otseselt seotud selle projektiga. Mis asja? Ja sest et tavaliselt me päris selliseid asju ja nii värskeid ei too saatesse, kohe saate aru, aga jäi siis mulle nädalavahetusel silma Teflon Brothersi Instagrami leht, kus nad tegid postituse ja kirjutasid niimoodi. Oleme sügavalt šokeeritud Teflon Brothersi liikme pühimuse ümber puhkenud skandaalist. Kirjutasid siis Heiki Kuulajavoli 21. augustil. Ja nende sõnul siis jõudis info juhtunu kohta teiste bändiliikmete ja ansamblite ümbritseva organisatsiooni nagu välk selgest taevast ootamatult ja ilma hoiatuseta. Ja loomulikult pidin mina siis minema ja vaatama What's the Tea. Nii. Aga alustame siis algusest. Teflon Brothers oli siis mõni aasta tagasi Eestiski väga populaarne, sest et nad tegid sellise loo nagu Eesti on my mind ja nad tegid ennast ka Eesti e-residentideks ja nimetasid ennast Eesti bändiks ja tulid välja suure uudisega, et nad teevad nüüd lepingu Universal Music Estoniaga. Ja selle keskmes oli siis jah, see Eesti on my mind, mis oli siis Juss Leskineni 83. aasta lugu, mis hakkas mul nüüd kummitama, aitäh selle eest. Ma just üritasin meelde tuletada, kuidas see käis. Põhimõtteliselt see on see Eesti Pergele Eesti onju. Jah, mida vanem põlvkond teab väga hästi ja see, vabandust, see oli telefon, Teflonite versioon sellest oli väga äge ja tegelikult muidugi oli tegemist kalli. Mis hääl see oli? Ma ei tea, mis värk on, mul on sõnumid tulevad otse arvutisse millegi pärast. Pane kinni see Messenger arvutis. Ei, nagu mitte Messenger, vaid nagu jah, ma mõtlen ka iMessage. Jaa, aga see äpp on mul kinni. Ikka tulevad niimoodi. Ma tean, see on see õudne Apple'i ühise teema värk. Okei, ühesõnaga. Ja see oli siis tegelikult hästi kallis PR-kampaania, mis oli koostöös Visit Estoniaga ja kuna meie Havassis olime sel ajal, meie olime sel ajal Havassis ja Havass oli Visit Estonia PR-partner, siis meie olime selle kampaaniaga otseselt seotud. Seehulgas osalesin mina ka selle loo muusikavideos. Mind ei ole seal õnneks näha, aga ma olin seal. Ja muusikavideot filmiti siis Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Sina olid see, kes ajas välja need kohad, kus nad filmida saaksid. Lisaks siis osales loos ka kammerkoor, Collegium Musicale. Ma ei tea, kas sina ajasid seda või kuskilt see tuli Kurat, kas mina üldse selle projektiga tegin midagi või? Minu meelest ma tegin teisi asju. Ma ei ole kindel, ma ei mäleta enam. Edgar äkki tegi neid kohti. Oot, ma arvan, et see võis Edgar olla, jah. Ja. Siis seal osales selles videos Siim Liivik, kes on hokimängija, kes elab Soomes, ehk siis Märgasimo. Ja ühesõnaga, see oli siuke suur ettevõtmine. Anu Saagim oli ka ju. Anu Saagim oli ka, jaa, muidugi. Nii et ma kirjutan selle kohe juurde, kuidas ma tema sain ära unustada. Sest et see Anu Saagimi stseen oli ka nagu nii äge. Ja sellest, kuidas nad siis filmisid nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus, sellest valmis veel 3-osaline videosari ja Visit Estonia eesmärk on alati tuua turiste Eestisse.
ja see selles mõttes õnnestus, et oli tõesti laevadel näha nooremaid reisijaid sel ajal rohkem. Ja Pühimüs, siis üks bändi liikmetest, kellest jutt alguse sai, ütles toona Eesti meediale, et bänd sooviks ühel päeval olla eestlaste jaoks omad artistid, kes esindavad Eestit Soomes. Ja tsiteerin, me loodame, et ühel päeval see siiski õnnestub, kui mitu kuud või aastat selleks läheb. Me ei tea, aga loodetavasti saame värskendada ning muuta eestlaste arusaama soomlastest ja vastupidi. Ja meie lemmik Wolfcom, kes tegi kampaania ülevaate, tema selle järgi siis kogus laul ja sellega seotud sisu miljoneid kuulamisi ja vaatamisi ja Eesti on my mind jõudis siis Soomes isegi kuldplaadini. Ja kampaania tšau-tšau. Taanil läheb oma prillidele järgi. Ma arvan, ma ei tea. Ühesõnaga, said siis kuldplaadi, laevafirmad olid õnnelikud ja Petri Mannonen Universal Musicust siis ütles, et lugu kogus Spotify's 3 miljonit kuulamist, muusikavideol 1 miljon vaatamist ja reisivideod TikTokis umbes 1,2 miljon vaatamist. Ja mis siis veel? See siis projekt pälvis 2023. aastal ka aasta turundusteo, avaliku sektori Grand Prix ja kuldmuna konkursil hõbemuna ehk siis minu ainsad võidud kommunikatsioonisektoris. Ma tahtsin vaadata, palju tal praegu kuulamisi on. No palju on? Oota, ma tahaks selle lahti saada kuidagi. Kus ma näen seda? Oh my god. Nii. Kus ma näen seda? Kas see lugude puhul eraldi peaks ju näha olema? Kus sa oled praegu üldse? YouTube'is? Spotify's peaks olema nägema. Huvitav. Ei tea, ei näe. No ühesõnaga, sellel on kindlasti miljoneid. Ja kuna mina olin see inimene, kes võttis siis vastu selle turundusteo ja kuldmuna ka, või tähendab hõbemuna, saan ma nüüd tsiteerida iseennast selles loos. Ja sest, et Best Marketing muidugi küsis, et what up, what you did? Ja siis ma ütlesin niimoodi, et esimesest hetkest saadik olime kindlad, et projekti saadab suur edu ja kui kuulsime singli esimest versiooni, olid ihul kõik karvad püsti. Meenutas Lamp, olen ma kirjutanud, endast on väga kummaline kirjutada. Ja lisas, et eriti hea on töötada klientidega, kes julgevad riskida ja on valmis katsetama pööraste ideedega. Ja mul on praegugi ihu karvad püsti, sest ma mäletan seda hetke, kui me esimest versiooni kuulsime. See oli nii hea, see oli tõesti nii hea, eriti minu vanuse inimese jaoks, kes mäletab seda esimest 83. aasta, et see kõik nagu ja nüüd eriti, kui me salvestame ajal, kui meil oli 35 aastat just Balti ketist on ja kõik see Eesti ja Soome ja USS, Nõukogude Liidu võimu alt pääsemine. Aga ühesõnaga Pühimüst ma tunnen siis isiklikult, sest et ta ei olnud seal mingi kõrvaltegelane, tema oli üks siis 3 Teflon vennast, Teflon Brothersist ja väga nähtav seal püünel. Ja see bänd ise on tegutsenud 20 aastat, aastast 2006. Ja selle tuumikus ongi siis Pühimüs, Heiki Kuula ja Voli, ehk siis Voli on Jani Tuohimaa on tema siis päris nimi. Ja Üle on nimetanud kooslust üheks Soome populaarsemaks peo- ja räpibändiks ja ühesõnaga nad on ülipopulaarsed. Ja kevade või tähendab siin suve alguses Pühimüs ütles, et ta võtab haiguslehe. Aga nüüd siis tegi Teflon Brothers paar päeva tagasi sellise avalduse ja minul oli vaja muidugi teada saada, et mis toimub. Nüüd me jõuame. Nii, palun. Et
skandaalse alguse siis juulis, kui Helsingin Sanomate kuukausiliites ilmus lugu, millest siis kirjanik Saana Airtola rääkis oma aastatepikkusest suhtlusest tuntud Soome muusikuga. Helsingin Sanomat kusjuures ise siis muusiku nime artiklis ei nimetanud, aga mõni päev hiljem teatas Soome väljaanne Uno oma allikatele tuginedes, et kõnealune muusik on Pyhimys ehk siis eranimega Mikko Kuopala. Ja mis teeb asja eriti rõvedaks ja kriipiks, on see, et Airtola oli enda sõnul vaid 12-aastane, kui muusik temaga suhtlema hakkas. Ja suhtlus jätkus aastaid, muutus tema sõnul vanemaks saades järjest intiimsemaks. Uno ja teised Soome väljaanded on Helsingin Sanomate loole tuginedes kirjutanud, et suhtlus jõudis hiljem ka seksuaalse sisuga veebivestlusteni. Siis on Airtola kirjeldanud kohtumist hotellis pärast seda, kui ta oli natuke vanemaks saanud. Seal siis Pyhimys pakkus talle alkoholi ja narkootikume, aga hästi oluline on siin nagu märkida, et avaliku info põhjal ei ole Airtola ja Pyhimyse vahel seksuaalvahekorda toimunud ükskõik millises vanuses Airtola on olnud. Pyhimyst ei ole seoses juhtumiga süüdistatud seksuaalkuriteos ega ka nimetatud kuriteos kahtlustatavaks. Kusjuures Pyhimys tähendab ju püha meest eesti keeles, aga mis on nagu minu jaoks mitte imekspandav, kiiduväärne on see, et isegi kui siin ei olnud nagu kriminaalkuritegu, on see ikkagi kohe toonud nagu kaasa professionaalsed tagajärjed, et tema kontserte hakati tühistama ja siis juba tegelikult juuli alguses teatas Teflon Brothers, et Pyhimys on haiguslehel, bänd jätkab suvetuuri ilma temata. Pyhimys kirjutas siis oma WhatsAppi profiilis, et kannatab läbipõlemise all ja toona oli siis bänd hästi lakooniliselt teadis, et Pyhimys jääb haiguslehele aga meie tuur nagu jätkub plaanipäraselt ja umbes jaksu kõigile. Aga nüüd siis on vähem kui 2 kuuga on asi jõudnud nii kaugele, et täiesti distantseeritakse ennast sellest mehest. Nii et praegu on see skandaal nagu alles ongoing, mille tõttu see ka kõik on hoopis teistsugune, kui me tavaliselt siin saates teeme. Aga kuna see on nii isiklikult meie endiga seotud, siis ma tundsin, et me peame sellest rääkima. Teiseks on see jällegi, läheb kokku selle minu ühe võitlusteemaga alaealised ja mehed, kellel on võim, kuulsad mehed, muusikud, kirjanikud, kõik, kes kasutavad ära oma mõjuvõimu, et alaealistega suhelda, neid kruumida, sest et see on sõna otseses mõttes kruumimine. Ja noh, et mis siis, et see ei läinud päris nagu seksuaalvahekorrani, on ilmselgelt asi igati väär. Ükski täiskasvanud mees ei tohiks rääkida 12-aastastega seksuaalsel toonil või siis pidevalt hoidma suhtlust, selleks puudub igasugune vajadus, kui tegemist pole sinu enda lapsega. Ja ühesõnaga, järjekordne näide sellest, kuidas tuntud mehed oma mõjuvõimu kasutada võivad ja jumal tänatud, et see ei läinud kaugemale, aga siiski ma kujutan ette, et Saana jaoks on see arusaamine hiljem, mis temaga tehtud on, miks ta ka ilmselt sellest nagu rääkis. Noh, jube ikkagi, et tegelikult jube. Nii et cancel Pyhimys, ütlen ma selle peale ja tore on näha, et Soome ühiskond on sellele ikkagi üsna järsult reageerinud, mitte nii nagu meie, kes on päriselt süüdi mõistetud pedofiilid ja siis nendega tahetakse ikka koos pilti teha ja öeldakse, et pane edasi, äge mees on ju. Jah, siin käib see andestamine väga kiiresti. Andestamine ja unustamine või siis täiesti ignoreerimine nagu. Jah, see on nagu. Vot, nii et see oli minu Soome lugu, teised lood on mul Eestist.
nii, aga minu Soome lugu tuleb siis nüüd ja viib meid 2011. aastasse. mõnevõrra Varem, jah, natuke varem. ja selline mees nagu Seppo Tirkkonen on meil okei. siis siin peategelaseks. Tema 51-aastane siis tollel ajal ja elas tema Siponikile lähedal maapiirkonnas, kasvatas enda kinnistul näiteks kartuleid ja siis käis neid suviti Porvoo turul müümas. Mm. aga tüüp kadus ära. kas teel turule? No oota nüüd, kannata, mina ootasin 10 minutit, et sa räägiksid, mida see vend tegi. nagu, nii. Ühesõnaga, tema elu ei olnud siis päris muretu. Tal oli nimelt probleeme alkoholiga ja ta põdes diabeeti. Aga samal ajal, kui tal oli elu nagu korrast ära, oli ta rääkinud oma tuttavatele siis, et tal on tõsine soov oma elu ikkagi nagu korda saada, seda muuta ja ta arvas, et hea viis selleks oleks kolida Taisse. Ok, I guess. ja selle jaoks tahtis ta oma maja maha müüa. ja 2011. aasta 7. detsembril toimuski siis midagi sellist, mis tundus nagu mingisugune kummaline kinnisvaratehing. Nimelt siis Seppo müüs oma maja ja ligi 3 hektari suuruse kinnistu eestlastest ostjatele sellise hinnaga, mida hiljem hakati siis vaatama, kui et nagu mida kuradit, miks nii odavalt. ja tema kadumispäeval siis saabus Seppo juurde eestlasest mees, kes siis sooviski tema kinnisvara osta ja tehing sündis megakiirelt. Mehed käisid pangas, said vajalikud dokumendid, sama päeva jooksul siis tehti juba müügileping ära ja ostjateks märgiti siis, nagu ma mainisin, juba eestlastest mees ja naine. ja müügihinnaks oli mõnikümmend 000 eurot ainult. ja selle kinnistu tegelik väärtus oli nagu oluliselt kõrgem. ja selle tehinguga tekkis veel üks oluline probleem. ehk siis sealt oli üks mingisugune tähtis ametnik oli puudu sealt lülist, kes oleks pidanud ka selle tehingu üle vaatama. seetõttu siis hiljem tunnistati see müügileping kehtetuks. aga veel kummalisem oli nagu see, mis sama päeva õhtul toimus. Nimelt siis oli üks naisterahvas läinud Sepo majja ja leidis siis Sepokese köögist teadvusetult. ja noh, arvas, et tema elu teades, et tegemist tõenäoliselt siis kas on alkoholi liiga palju joonud või on diabeedist halba hakanud või on siis mingi kombo nendest asjadest, eks ju. ja eestlasest ostja ütles siis sellele naisele, et maja on müüdud. ja Sepo ise ei olnud nagu sellel hetkel ühe nagu positsioonis, kus siis kinnitada või ümber lükata seda, eks ju. oota, ühesõnaga, ta vedeles maas, seal oli uus omanik, keegi tuli ja öeldi, et maja on müüdud, las ta vedeleb siin, ärge küsige rohkem küsimusi. Umbes nii, väga sketši nagu. ja mõned tunnid hiljem siis nähti maja juurest lahkumas musta Eesti numbrimärkidega Mercedest. maja ostnud mees rääkis siis hiljem politseile, et Seppo oli temaga koos autos olnud ja tema versiooni järgi tahtis Seppo pärast maja müüki Soomest lahkuda ja minna Venemaa kaudu Taisse. ja mees siis väitis, et sõitus Seppo mööda Porvoo kiirteed Kotka suunas ja jättis ta Loviisa kandis tee äärde, kus siis Seppo pidi ise edasi minema. nagu what the hell? Ta tahab Taisse jõuda, sa teed talle taksot natuke. Loviisani. Tee äärde. What the hell, tõesti noh.
nagu mida kuradit. Aga selles loos lisaks sellele, et see what the hell oli veel nagu mitu probleemi. Ehk siis punkt 1, Seppo ei võtnud passi kaasa. See on klassikaline asi, mida sa teed, kui sa lähed reisile. On ju? Yeah. Siis tal ei olnud Venemaale sisenemiseks vajalikku viisat. See on veel klassikalisem. Nii, siis politsei ei leidnud ühtegi märki sellest, et ta oleks, ma ei tea, lennupileteid ostnud, piiri ületanud kuskil või üldse Soomest minema läinud. Ja lisaks sellele ei võtnud Seppo pärast seda õhtut ühendust ka enam ei oma laste, tuttavate ega sõpradega. Ja lisaks sellele veel ei liikunud ka üldse mingisugust raha tema pangakontol, ehk siis noh, ma ei tea. Ja viimane selline tehniline märk jäi temast maha läbi tema telefoni. Et tema telefoni püüdis kinni siis see Loviisa piirkonnas asunud mobiilimast. Ja järgmisest päevast alates oli telefon väljas ja telefoni ei leitud ka kunagi. Okay. Aga pärast Seppo kadumist kolisid siis eestlastest uued omanikud tema majja elama. Ja see oli nagu ekstra kummaline, sest et eelmine omanik oli kadunud. Tema lähedased ei teadnud, kus see mees sai. Telefon väljas, politsei otsib ja samal ajal siis need 2 eestlast mõtlesid, et Minu meelest on ilmselgelt siin taga on, eks ole, kuritegu, aga nagu miks üldse siis see tehing? Ma ei tea. Et nagu kui sa niikuinii midagi jõledat korda saadad, et kas sa tõesti arvad, et sa teed mingi alla turuhinna mingi pakkumise, juba see ost läheb läbi, kõik on kinnitatud ja siis igaks juhuks koksame maha või? Et see tundub nagu mingi, ma ei tea. Kahtlane on see igatpidi. Nii, aga 2012. aasta jaanuaris võeti siis need eestlased vahi alla. Esialgu kahtlustati neid siis kinnisvaratehinguga seotud liigkasuvõtmises, aga peagi muutus uurimine palju tõsisemaks, sest et politsei hakkas Seppo kadumist uurima võimaliku mõrvana. Keskkriminaalpolitsei korraldas siis 2012. aasta kevadel ulatuslikud otsingud, kõik Seppo kodu ümbrus ja teised seal silma jäänud tunduvalt oluliselt piirkonnad otsiti läbi siis koertega, et äkki on surnukeha, mis ootab leidmist. Politsei kõiki otsimiskohti ei avaldanud, sest et eesmärk oli siis mitte uurimist kuidagi kahjustada. Ja uurijad ütlesid avalikult siis välja lõpuks 2012. aasta kevadel, ehk siis pea pool aastat hiljem põhimõtteliselt, et võimalus, et Seppo on elus ja välismaal tundub väga väike. Ja. Aga jah, otsiti, midagi ei leitud meest, ei leitud telefoni, riideid, mitte midagi. Ja miks siis politsei kohe mõrva kahtlustas, selleni me oleme ilmselt juba oma peas ka jõudnud, eks ju. See tundub nagu nii obvious. Aga mis juhtus, oli siuke värk, et 2012 sügisel tuli sellesse juhtumisse veel üks siukene pööre. Nimelt siis sai politsei vihje, et Seppo surnukeha võib olla ühe teise eestlasega seotud kinnistul Nurmijärvel. Jumal. Ja see ei olnud see mees siis on ju, kes oli tema maja ostnud, aga need 2 meest teadsid teineteist. Ja politsei siis kappas sinna kinnistule kohale, hakkasid otsima, surnukeha ei leitud, tema oma vähemalt mitte. Vaid selle asemel avastasid nad ühest ruumist vastsündinud tüdruku surnukeha. Ma ütlen sulle, et meil on täna teema. Ja hiljem leiti siis sealt lähedalt maastikult veel üks vastsündinu, seekord siis poisslaps. What the hell? Selgus, et lapsed olid olnud kaksikud, nende ema oli eestlanna ja minu meelest see lugu äkki meil on olnud see nagu osa vaata sellest.
ma ei ole kindel, te võite kommentaaridesse kirjutada, kas see on tuttav või mitte, aga igal juhul uurimine algatati ja uurimise järgi olid mõlemad lapsed siis surnud vahetult pärast sündi ja ema mõisteti hiljem nende surmade eest vangi. Seda laste juhtumist Sepo kadumisega kuidagi nagu siduda ei suudetud. Aga kuidagi väga kummaline oli see, et üks lahendamata nii-öelda võimalik mõrv siis selle uurimine paljastas nagu hoopis minu meelest, mitte et ühe elu oleks kuidagi vähem väärtuslik, aga 2 väikest vastsündinut versus alkohoolikust vend selles mõttes, I mean, aga Sepo kohta ei saadud mitte midagi uut teada ja õhku on jäänud siis pealmiselt 3 teooriat, et variant A on siis see, et mees lahkus vabatahtlikult, et noh, kuna ta jutustas, et tema tahab Taisse minna, et siis võib-olla oligi impulsiivne, müüs oma maja mingi mõttetu raha eest maha ja niiferdas ennast kuidagi siis üle piiride, onju. Teine võimalus on see, et temaga juhtus mingi õnnetus, et kui sel juhul see maja ostnud mees oleks pidanud nagu puhast kulda rääkima, ehk siis ta jättiski ta sinna Loviisa piirkonda tee äärde. Oli teine seal veits svipsis ja tead tõbine ja haige ka, onju, et äkki, ma ei tea, oli alajahtumine või midagi, aga nagu samas kedagi ei leitud. Onju. Ja kolmas variant on see siis, et Sepo ikkagi tapeti. Et põhimõtteliselt siis see taust on nagu see, et ta oli küll nõus selle maja müügiga, onju, no tegi see paberimajandus ära, aga ta oleks saanud elusast peast nii-öelda kainelt nendele paberitele vaadates sellest tehingu nagu tagasi pöörata. Nojah, see on ka ainuke asi, mis ma siit nagu ise oleks arvanud nagu, aga mitte kedagi pole siis süüdi mõistetud, ei, kahtlustatud. selles mõttes ei ole, mis on tehtud, on see, et 2017 aastal kuulutati Sepo ametlikult surnuks, hoolimata sellest, et tema surnukeha ei ole leitud. Et see oli lihtsalt nagu sihuke juriidika, onju. Ametlikuks surmakuupäevaks määrati 7. detsember 2016, mis oli siis 5 aastat pärast tema kadumist. Ja keegi tegelikult nagu ei tea, mis juhtus, et seal ametnikud istuvad ja ootavad praegu, et äkki keegi teab midagi, äkki keegi lõpuks tuleb ja räägib midagi, mis võiks aidata, aga ei tea. Nojah, selline lugu siis. Aga siit on võib-olla hea teha sihuke väike hüppekene meil ja kohustuslik paus saate keskel, kus me täname kõiki, kes meid toetavad. Seda saab teha siis Patreonis, / Kikimoorid ja Youtube'is. Kui sa praegu juba siin vaatad, siis sa peaksid nägema siin all liitu või join nupukest ja selle kaudu siis saad varem kätte saated koos boonusosadega. Mul on täna üks eriti rõve boonuses, ühesõnaga mitte, et nagu siin nüüd see järgmine lugu mul rõve oleks, aga anywho, Tondijaht on aktiivselt hooaeg lähenemas. Heidi on isegi midagi monteerinud, mina veel ei ole. Aga sa arvad, et ma pärast seda ühte korda midagi veel tegin või? Aga tuleb nädal varem igal juhul ja kõik siuksed toredad uudised saate ka varem kätte siit. Siia alati lähevad esimesena. Ja lobaminutid ka. Ja lobaminutid ka. Nii et suur-suur aitäh kõikidele meie toetajatele ja sa võtad siis YouTube'i, ma eeldan. Ma võtan YouTube'i ja aitäh kõigepealt viib külmaveristaja Jaanika. Ja siis täname külmaveristajaid Hele, Janeriin, Kertu, Jaanika, Mokkest, Aksa, Margit, Liisa, Pillerin, Agnes, Saaremaa, Konn, Sasha, Monika, Mare, Katrin, Maret, Kairi, Ellu, Keidi, Eidi, Madli, Tondi, Tõnu, Angela, pisike Alice, vanamutt,
Hele-Liiva Haldjas, Mõnglike, Nordic, Jackie, Sandra, Steffi, Birgit, Ave, Õnne, Egle, Liisi, Marek, Marge, Kati ja Pirjo. Ja mina võtan siis siit nüüd esimese otsa Patreoni toetajaid. Aitäh Vippkilmevaristajatele, kelleks on Indrek, Karina, Anne-Mai ja siis Taanile seekordne nimi on Ducky Salty Chipmunk, Pandus, kurat, ja siis 2 musi. Ja nagu traditsioon ette näeb, siis ma pean rääkima, kus see nimi tuli. Nägi tema siis und. See oli nüüd paar päeva enne, kui Siim Kallas lahkus, aga ta nägi und, et tuli Kaja Kallas, kes oli projektijuht, ehituse projektijuht, see ehitus, mis meil siin maja lähedal käib, ja ütles, et maha tuleb võtta pandus. Et see pandus, mis meil majal on, tuleb maha võtta. Ja Daniel ei saanud unes aru, et mis kuradi pandusest jutt käib. Pandus ja pandus, siis ta ärkas üles niimoodi suure ehmatusega, vaatas ringi niimoodi nagu segaduses surikaat ja siis rääkis mulle kohe selle unenäo, nii et pandus tähendas siis seal unes tähendas mingit kõrval või maja külge ehitatud nagu mingit lisa nagu varjualust või midagi sellist. Nii et ühesõnaga pandus. Nii, ja aitäh kõikide sõbrad, kelleks on Maimu, kes pole kalalaps, Mari-Liis, Hufflepuff, Pendli Heiks, Evil Devil ja Paranoia. Ja aitäh külmaväristajad. On vist, oota, mul on ekraani väikseks tõmmatud. Ma isegi ei näe enam. Endre, Kelly, Krekiga, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini Krekiga, Kadi, Oliver, Krista, Ghost C-ga, Väike, Grets, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Maiken, Ansu, Marta, Metsaline, Friida ilma Y-ita, Mustmees akna taga, Anne, Tondiste, Kristin, Regli, Krekiga, Annika, Kristi, No Name, Häli, Mumm ja Volkergeist, Karjana, Jämejala filmikunstnik, Gretsu, Diana from the Moon, Kabelililli Utikas, Gratu, ebanormaalne Ghostbesti. Täiega. Nii, ja siis aitäh veel Krissu 36, stressikliiniku kaaspatsient Eveline, Torit, parakriminaalne Merineits, Ellu, Maret, veel üks Maret, Liselle, Kristina, Aleks ja Maria, Andra, Jean de Clisson, Rändur ja Riine. Oh my god, mis nimed. Aitäh teile kõigile, kes te olete viitsinud vahepeal nimesid muuta ja ka teile kõigile, kes olete vahepeal liitunud meiega ja www.kikimori.ee on siis meie fännikaup, kust saab seda soetada ja kikimori.gmail ootab kirju, sest juba ülejärgmine nädal on järjekordne kuulajate saade, sel hooajal teeme neid asju niimoodi. Ja sain väga hea nõuandega kuulajalt, mille ma proovin ära vormistada, et tekitada eraldi playlist kuulajakirjade saadetele, et saaks järjest neid binge ida. Nii et selle ma teen kindlasti YouTube'is ära, see on lihtsam. Ma vaatan, kuidas Spotify's seda võiks õnnestuda teha, aga igal juhul ma jagan seda teiega. Ja mis ma veel tahtsin öelda, läks mul nüüd meelest ära, aga vähemalt seal oli midagi olulist. Et ma panin polli vist üles, mul on tunne. Sa panid polli üles, jah? Ja, et te saate nüüd saate teemasid valida. Võib-olla teeme järgmine nädal, võib-olla teeme järgmine kuu. Keegi ei tea, pigem järgmine kuu. Pigem järgmine kuu, jah. Nii, aga lähme siis edasi. Ja mina inspireerusin sellisest Facebooki grupist nagu täna 30 aastat tagasi, sest et seal oli üks väga intrigeeriv pealkiri. Aga alustame siis algusest, et 21. augustil 1996 tuli siis Keila politseijaoskonda 77. aastal sündinud Mirjam, kes teatas, et kodust lukustatud ukse tagant on kadunud tema aastane laps. Ja Eesti Päevalehes siis saame järgmisel päeval juba natuke rohkem infot. Selgus, et tegemist oli hoopis telefonikõnega,
mille siis 15:40 ajal Kirnu vallas Laitses elav 18-aastane Mirjam keelepolitseisse tegi ja teatas, et tema aasta ja 2 kuu vanune tütar Marianne on kadunud ja laps olevat läinud kaduma siis kodust lukustatud ukse tagant. Aga juurdluse käigus selgus, et noor naine oli siis, ta oli 18, oli tütre ise surnuks kägistanud ja pärast kuriteo ilmsiks tulekut näitas siis noor ema politseinikele koha Laitse mõisa lähedal Võsas, kuhu ta siis mattis oma lapse surnukeha. Ja jällegi paar päeva hiljem, 24. augustil saime siis lugeda toonase legendaarse krimiajakirjaniku Rasmus Kage reportaaži Eesti Päevalehest, mille pealkirjaks on Naised võtsid 2 inimese elu. Ja tema pani sinna kokku siis mitu kuritegu. Ma vaatan, kas ma jõuan need mõlemad ära rääkida või siis jätkan või jõuan ainult Marianne teha. Igal juhul siis tema siis vaatas seda mustrit, et viimase 2 nädala jooksul on pidanud siis, toona siis 96. aastal, oli pidanud siis Harju kriminaalpolitsei tegelema 2 jõhkra kuriteoga, mille toimepanijateks olid siis naised. Ja kinni siis oli peetud juba mainitud Mirjam, kes oli oma tütre kägistanud ja siis 2 neiut, kes olid oma joomakaaslase tapnud umbes 100 noalöögiga. Ja siis Harju kriminaalpolitsei komissar Tõnu Saks ütles nõnda: mõlemad kuriteod on Harjumaal viimase aja rängimad ja sadistlikumad. Eriti jõudust äratav on Paldiski juhtum, kus kuriteo ohvrile tekitati Eesti kriminalistika ajaloo rekordarv torkehaavu. Oota, mis see rekord siis praegu on? Ma tahaks täpselt teada, palun. No ma arvan, et see 100 võib-olla hoiab see niimoodi rekordit. Ja Kage siis mainis ka, et see komissar Tõnu Saks pidi mõlema mõrva vastamiseks une arvelt aega leidma. Aga see pisitüdruku juhtum on minu meelest väga päevakajaline, sest et kui te nüüd jälgite seda käimasolevat USA kohtuprotsessi Casey või Lacey vist oli see perekonnanimi või? Kus mees väidab, et tema sünnitusjärgses depressioonis või psühhoosis olnud naine kägistas nende beebi ja hüppas siis ise aknast alla. Kõik märgid viitavad, tegelikult tegi seda kõike mees ise. Minu hinnangul, nii palju kui ma olen aru saanud, ehk siis ja väga palju on juttu sotsiaalmeediast sünnitusjärgsest psühhoosist ja kui me räägime siin 18-aastasest noorest emast, siis ma arvan, et siin on väga oluline tuua see liin nagu sisse. See on muidugi spekulatiivne. 90-ndatel ei olnud vist seda väljenditki veel olemas või diagnoosigi olemas, aga igal juhul selleks, et siis seda pisitüdrukut leida, hakkas siis Keila kriminaalpolitsei pärast Mirjami teadet üles otsima kõiki tema siis sugulasi, sõpru, tuttavaid ja nende ütlustest siis selguski, et see noor ema võib ise lapse kadumisega seotud olla ja kahtluseks selleks siis andis põhjust mitme ülekuulatu väide, et nii ja nüüd on siis Rasmuse sõnad: noor ema oma lapse eest eriti hoolitseda ei tahtnud. Ja no vot siin tulebki nagu see, et kas ei tahtnud või ei olnud võimeline või suuteline. Kahjuks ühesõnaga jah, ja siis peagi sai ka neiu ise aru, et ei suuda politseile loogiliselt põhjendada lapse kadumist ja tunnistas siis tapmise ülesse. Ja peaaegu 11 tundi pärast avalduse laekumist ööl vastu neljapäeva kell 2:45 näitas siis Mirjam sündmuskoha Laitse mõisa hoone lähedal, kus ta siis oli oma lapse elektrijuhtmega kägistanud. Ja sealt Võsastikust asuva põõsalt leiti siis ka pisitütre laip ja üks siis tapmise uurimisega seotud politseinik kinnitas, et sündmuskoha ettenäitamisel valitsenud emotsioonidest ei saa rääkida. See oli tõesti jube ja uskumatu, ütles ta. Ja Kage edastas siis ka kriminaalpolitsei komissari Tõnu Saksa sõnu, et väikese Marianne tapmine on juba 3. teadaolev lapsemõrv Harjumaal viimase 12 kuu jooksul.
Näiteks siis 1995. aasta 13. novembril leidis üksik jalutaja Rummu asula lähedalt metsast 7-aastase poisi poolpõlenud laiba. Minu meelest seda juhtumit me oleme kajastanud. Jah. Tapmises süüdistati poisiks ema Tatjanat, kes selles ka minu meelest surma või süüdi mõisteti. Ja mõni aeg varem leiti siis Harjumaalt Loksalt ühe poisikese laip, kelle siis võõras isa mõisteti süüdi tema surnuks peksmises. Aga ma arvan, et ma teen selle noa jutu kas boonusosas või mõnel järgneval korral, sest et ma tegelikult tahtsin tähelepanu tõmmata just sellele, et kui me räägime 18-aastasest naisest, kes on saanud ootamatult, tõenäoliselt väga ootamatult emaks, siis ma kahjuks ei suutnud leida, mis ta sai karistuseks, aga igal juhul on see ülitraagiline ja lihtsalt tänapäevase meditsiiniteadmise valguses nagu sa ütlesid, et see lapse elu on mitte, et me peaksime kuidagi kaaluma elude väärtusi, aga see on alati tohutu tragöödia, aga me ei saa seal taga ära unustada seda, milline tragöödia on see ka emale, et see sünnitusjärgne psühhoos on õudne. Ei saa välistada, et seal ei olnud seda ja et see oligi lihtsalt, aga lihtsalt kõik see, mis praegu ka eetris on ja kogu see zeitgeist, mulle tundus, et see lugu on vajalik tuua siia saate eetrisse. Teeme siis põhiosa lõpetuseks ühe Facebooki ghost story. Vahelduseks ka kummitusi. Ja ma käisin, sobrasin gruppides siin jälle, sest et ma lihtsalt kuulake, miks lobasaatest. Aga jutt selline. Aasta oli siis 2007 või 2008. Isa suri päev enne minu 7. sünnipäeva. Minu vanem vend ja tema elukaaslane jäid elama korterisse, kus mina olin terve oma elu isa emaga elanud. Meie emaga kolisime aga ära. Käisin vennal külas ning viimane kord, too aeg ma veel ei teadnud, et see jääb viimaseks korras. Kui seal jälle külas olin ja diivani peal magasin, ärkasin selle peale, et keegi silitas mind läbi une. Okei, kas nagu, okei. Pai tegi. Arvasin, et nii imelik, vend ei paita mind kunagi nii. Tegin unesegasena ühe Parem oleks! Teemasaade. Täielik. Tegin unesegasena ühe silma lahti ning seal polnud mitte kedagi. Arvasin, et ju tundus mulle vaid, keerasin külge ja panin silmad uuesti kinni. Jälle, keegi tegi mulle jälle pai. Ehmatasin end istukile ning vend ja tema elukaaslane, kes olid samas toas arvutis, vaatasid mulle lolli näoga otsa, et mis juhtus. Peale seda ööd läksin ema juurde koju ning järgmine kord, kui vennale külla sõitsin, olin nad juba endale uue korteri saanud. Ja mina enam kunagi sinna vanasse ei sattunudki. Arvan siiski, et see oli minu isa, kes mind silitas, kuna ta teadis, et rohkem saatus mind sinna korterisse ei too. No iseenesest ju armas. Meigib sensi. Peale seda olen näinud lugematutel kordadel unes, kuidas käin isa sealt samast korterist otsimas, et öelda talle, et armastan teda. Küll jooksen uksest sisse, küll vaatan maja akendest sisse, et ehk näen viivuks teda veel ühe korra. Sama korteriga seoses mõned päevad varem olin jäänud sõpradega maja ette, akende alla telki. Ja venna elukaaslane tuli korraks ka maja ette. Natuke veetis meiega aega ja siis hakkas jälle trepikoja poole minema. Samal hetkel, kui nurga taha astuma hakkas, nägi silmanurgast, et üleval keskmise akna peal vaatab meesterahvas alla telgi poole. Minu isa tuba oli seesama keskmine tuba. Ta veetis seal palju aega ja kõik tema kalastusasjad olid ka seal.
Oh my god, kui nunnu. On ja. Vennanaine arvas, et see on mu vend. Läks üles korterisse ning küsis vennalt, et noh, mis sa vahtisid seal akna peal siis? Vend vastas, et ta pole kordagi akna peal käinud, kuid kõndis just koridorist läbi ja nägi samuti silmanurgast, et keskmise toa akna peal nagu oleks keegi olnud. Kuid ei kavatsenud sellest rääkida, kuna arvas, et kujutas ette. Oh my god. Ehk siis 2 inimest nägid sama Topelt asja kinnitas. erinevas kohas. Jep, lõpetuseks lisan veel, et minu lemmikloomad on alati olnud konnad. Mängisin nendega, kui olin laps, hoidsin ja musitasin, isa alati naeris. Hiljuti käisin isa haual, süütasin küünla ja mida ma näen? Pisike konnapoeg hüppab üle hauaplatsi. Oi, kui Rääkisin armas. temaga juttu, ütlesin, et armastan ja läksin jälle oma teed. Oh, ma täiega usun neid märke, selliseid märke ma täiega alati usun. Mina ka. Üli cute, üli cute. Täiega nunnu. Aga tõmbame siis siin põhisaate otsad lukku ja kui te jääte natuke pärast saate lõpumuusikat kuulama, siis te saate aimu, millise loo ma siis valisin oma lõpulooks, kas rõveda või rõveda. Mõlemad on rõvedad ja aitäh, Heidi ja aitäh kuulajad ja aitäh toetajad, sending big love ja kohtume nädala pärast, kui juba käib kooliaasta, oi sul tulid südamed, kui juba käib kooliaasta, oh my god. Aga see-eest hingede aeg läheneb suure hooga, mis on väga tore. Jah, aga davai, püsige kõhedad. Nii, kumma loo me siis võtame? Ma olen sellel nädalal saanud inspiratsiooni sotsiaalmeediast. Ja see konkreetne inspiratsioon tuleb siis Kõnetoru ja Kalamaja muuseumi koostöös tehtud postitusest. Nimelt siis Kõnetoru tutvustas meile sellist vanaaegset väljendit nagu tramvai ehk siis tramm, kuna 24. augustil oli Tallinna trammil 138. sünnipäev. Ja ta pani siis Marja, kes siis seal Kõnetoru taga on, pani üles paar slaidikest ka tramvai õnnetustest ja mul oli vaja minna kohe otsima neid lugusid. Üks oli bussitamisest, mis juhtus armukadeduse tõttu, aga selle kohta ma kahjuks rohkem ei leidnud. Küll aga leidsin ma päris rõveda loo, mida ta mainis, et juhtus Moskvas, aga tegelikult juhtus see Peterburis. Ja siin on natuke vastukäivaid asju omavahel, aga aasta oli 1913. Nii et siis andkem andeks see, et on võib-olla kas ebatäpsusi või üksteisele natuke vasturääkimisi. Näiteks Tallinna Teataja kirjutas, et öösel vastu 14. oktoobrit leiti siis Peterburis Lafoni platsil tramvaivaguni alt surnukeha, mis kohutavalt oli ära purustatud. Aga üks teine allikas, mille ma leidsin, ütles, et vara hommikul märgati siis Lafoni platsil Uulitsaraudtee vagunirataste all kaltsusid ja ligemal järelevaatusel leiti, et tegemist on hoopiski naisterahva surnukehaga, mida oli siis vagunirataste alla jäänud ja mida oli siis tükk maad edasi lohistatud. Vene ajalehes Kavkaz ilmus 16. oktoobril Peterburis saadetud teade, mille järgi juhtus siis õnnetus ikkagi ööl vastu 14. oktoobrit. Ühesõnaga öeldakse, et naine sattus trammi alla Sadovaja tänaval ja teda veeti vaguni all ligi 5 versta, kuni siis surnukeha avastati Špalernaja ja Liteinõi kandis. 5 versta on umbes 5,3 kilomeetrit, mis on päris korralik maa.